Tere, mina olen Ivar ja kõigepealt ma täpsustan, mina ise ei ole Antslast ja tunnistan üles ka, et mina igapäevaselt ka ei tööta seal Antslas. Me asutasime ettevõtte, mille tootmine on Antslas. Mina ise olengi nii-öelda linnamees ja toimetan Tartus. Küll aga siis käin nädalas korra või üle nädala kindlasti seal. Küll aga ma saan rääkida oma kolleegide eest, kes on siis mõned kolleegid, kes siis töötavad seal kogu aeg ja ka näiteks meie võtmeisik kohapealne tootmisjuht on selline inimene, kes tegelikult, kelle kodu on Peipsi ääres, teispool Tartut ja kes käib siis Antslasse tööle. Ta on nädala sees seal tööl ja muul ajal siis kodus. Et selline pendelliikumine maalt maale, mis on võib-olla mitte traditsiooniline. Ja võib-olla sa küsisid ka sellist asja, et edulugu võib-olla ettevõtlusest maal, siis ma seda veel kinnitada ei julge, et kas see edulugu on või mitte, ma mõtlen just seda majanduslikus plaanis, kuna me oleme täna neljandat aastat seal toimetav ettevõte, siis ja veel sellises järgus, kus tulemuste üle kiidelda ei ole põhjust, mis puudutavad seda majanduslikku poolt, küll aga on meil edusamme muus vallas, mille üle oleme väga uhked. Et ma panen oma jutu taustaks ka mõned pildid. Siin on üks pilt minu kolleegidest, siis vist nüüdseks juba üle-eelmise keskkonnaministri taustal. Ja võib-olla see pilt on selles mõttes kõnekas, et kui sa oled selline maaettevõtte, kui sa alustad uut ettevõtmist, oled väike ja sa näed, et võib-olla finantsilisest ei ole sul kõige lihtsam kohe tõusta kuhugi tippu ja kõrgustest ja saada mingisugust tunnustust, ammugi mitte. Siis tuleb leida see oma võti, mille kaudu jõuda inimeste teadvusesse ja leida see tunnustus, sest tunnustus aitab sisemiselt motiveerida ja aitab ka sinu seda ettevõtlust ja äri arendada edasi. Ja mine tea, siis ühel päeval jõuad sa ka sellisele tasemele majanduslikus mõttes, mis on jätkusuutlik. Ja meie lugu on selline Verro puhul, kelle tootmine toimetab Antslas, on soojustusmaterjalid Celluvill tootev ettevõte. Meie tegevus on äärmiselt keskkonnasõbralik. Ehk et lihtsalt öeldes, me võtame vana paberi, teeme sellest villa ja sellega soojustatakse nii uusi kui vanu hooneid. Ehk me võtame jäätme, ajalehe, mis tavaliselt muutub jäätmeks siis ühe päevaga ja anname sellele toote näol eluea umbes 20, 30, 40 aastaks. Äärmiselt positiivse jalajäljega ettevõtmine. Ja võib-olla taustaks 2 lugu, et kuidas me sattusime Antslasse ja miks me seal oleme ja teisalt, miks me toimetame sellises valdkonnas. See on nagu isiklik lugu. Võib-olla sellest ma alustaksin, et mul on olen keskmisest keskkonnatundlikuma närviga inimene. Ja kus see alguse sai, see on selline nii-öelda küll minu soovmõtlemine, et äkki see sai sealt alguse, on see, kui ma olin umbes 5-aastane. Läksime ühe sugulasega, isaga ja sugulasega, kes oli mägimatkaja tuntud sellel ajal, oli toonud kuskilt Kesk-Aasiast ühe skorpioni Vigala-Sassi tellimusel ja see oli vaja talle Saaremaale ära viia. Ja kui me siis reisisime sinna, see skorpion purgis tagaakna peal, mida mina siis ilmselt poolteed seal niimoodi uudistasin ja nemad siis läksid seal koha peal toimetama ja seda skorpioni asja ajama, siis mina vaatasin, et ta elas sellises kenas maakohas, kus oli kraaviperv, oli selline maikuune aeg, piibelehed õitsesid. No mina mõtlesin, et nüüd ma pean küll siit emale mõned lilled kaasa korjama, kui tagasi Tartusse läheme. Ja olin siis oma peotäie neid noppinud, kui pöördusin tagasi siis hoovi poole ja sealt juba siis vist oli siis joostes või kiiresti kõndides seesama sass ja sõna otseses mõttes sõimas sellel lapsel selle näo täis, kuidas ta julges looduse vastu astuda. Ja see on selline hetk, mis on mulle jäänud, sest tavaliselt me ei mäleta asju, mida me teeme 5-aastaselt, mis on jäänud mulle väga selgelt meelde ja võib-olla, ma tahaks mõelda, äkki sealt hakkasid mingisugused sisemised muudatused arenema, miks keskkonnatundlikkus oluliselt minus kasvas. Ja ettevõtluse puhul said kokku mingisugused juhused, miks me sattusime selle konkreetse valdkonna juurde, aga miks me sattusime nüüd Antslasse. Sealt võib lisaks tuua välja 3 peamist põhjust. Üks on see,
et Antslas oli sobiv koht, kus oma tootmist alustada. See meie tootmine, meie jaoks oli see investeering väga suur. Muus mastaabis see on suhteliselt väikene. Aga kui sul on koht, kus alustada, kui sul on vajalik energiavõimekus, sul on ruumid, see on väga suur asi. Ja seda ei hakanud nagu niisama lihtsalt kuskil mujal kohe silma. Seal oli. Teiseks, me kindlasti ei julgenud teha seda investeeringut ilma täiendava toetuseta. Ehk et me plaanisime kasutada toetusmehhanisme ja seal andis selge eelise see, kui me asume sellises kohas, mis on keskustest võimalikult kaugel. See oli teine selge põhjus. Ilma selleta tunnistame, me oleks julgenud teha seda investeeringut. Ja kolmas põhjus oli see, et meie algne vinge äritee nägi ette seda, et meie turg asub peamiselt Lätis. Ja Antsla teadupärast, kes muidu inimesed teavad, kus Antsla asub? Teate? See on tore. See on seal Valga ja Võru vahepeal, kui siit poolt vaadata. Jääb ka teest kaugele, nii et sinna ei satud tavaliselt ka läbisõidul mitte. Ja see on lähedal suhteliselt Lätile ja meie peamine turg pidi alguses olema Läti. Kuna Lätis oli sellele materjalile väga sobilik turusituatsioon sel hetkel erinevalt Eestist. Ja see oli see väga hea põhjus, miks me sinna ka otsustasime minna. Loomulikult, kui sa alustad oma tegevusega, siis realiseeruvad päriselu tingimused ja igasugused riskid ja siis selgus see, et ega me sinna Lätti nüüd väga palju müünud ei ole ja siiamaani ei ole. Küll aga mujale. Nii et need on see lugu, miks me asume Antslas. Ja siis kui nüüd küsida nii, et miks on maal hea ettevõtlusega tegeleda, siis ausalt öeldes mina seda vastust ei tea, kuna ega ma linnas pole ettevõtlusega sellisega tegelenud, kus oleks näiteks vaja midagi sellist üles ehitada suuremat ja inimesi tööle võtta. Olen teinud varem mõned aastad, aga see oli midagi väga sellist põlveotsalaadset ja ega kogemust selles osas ei ole. Nii et minu kogemus piirdubki peamiselt selle ettevõtte ja selle Antsla kohaga. Aga ma arvan niimoodi, või see, mida me tundnud seal oleme, on see, et kuidagi esimene asi, keskkond on väga vastuvõtlik. Ehk et omavalitsus, meie puhul ka isegi maavalitsus, sest Võrumaa on piisavalt väikene ja inimesed teavad, kes kus mida toimetab, nii et sa ei suhtle ainult oma seal vallasiseselt, vaid sa tegelikult saad vabalt, see info liigub ka maakonnasiseselt hästi lihtsalt. Nii et me tunneme sellist toetust. Ega me otseselt rahadustoetust kuidagi sealt ei saa. Me tunneme sellist moraalset toetust. Et tublid poisid, et siin teete ja kas me saame kuidagi aidata. Et kas me saame, ma ei tea, kaasame teid mingisugustele tutvusreisidele, kutsume siia külalisi, tuleme ise, lähme räägime kuskil seda sõnumit edasi. Minu meelest on see päris suur asi, mida omavalitsused saavad koha peal teha. Ja see on üks väga, väga positiivne asi, mida ma olen ise märganud. Siis sõltuvalt tegevuste alast võib-olla ei olegi üldse oluline, kus kohas sa asud. Sest ma ütlen, et pigem on tähtis küsimus, kus asuvad su kliendid. Et meie puhul, kuna me teenindame sellist valdkonda, mis on seotud majadega, ehitusega, siis need asuvad igal pool. Et kui me räägime just maamajadest, mis samuti meiega väga tihedalt haakuvad, siis need ju asuvadki väljaspool linnasid. Nii et antud juhul poleks meie puhul väga suurt vahet, kas me asuksime Tartus või Tallinnas või Antslas. Et tuleb võib-olla niimoodi mõelda, et äkki polegi vaja asuda. Ja kuna me ei ole ka eriliselt tööjõumahukas ettevõtmine, meil töötab tootmisest täna 4 inimest. Nii et siis ka see probleem, et kas sobivad tööjõudu koha pealt saada, jah, sellega me peame tegelema kogu aeg, aga need 3-4 inimest me leiame. Jah, aeg-ajalt vahetame mõne välja. Ka sellel nädala esmaspäeval tuli teatud sõltuvusprobleemide pärast ühest inimesest loobuda. Aga see on, ütleme nii, et kahjuks suhteliselt tavapärane. Ma ei tea, võib-olla sarnased probleemid esinevad ka linnakeskkonnas, ütleme sarnast tüüpi ettevõtetes. Ei oska öelda. Aga minu meelest saab sellega hakkama, kui sa oled suhteliselt vähe tööjõumahukas.
nii et võib-olla üks asi küll ja üks asi veel tegelikult, et on see logistika. Meie ettevõtmine on selline, mis piltlikult öeldes on nii, et kuskilt tuuakse see ajalehepaber sinna Antslasse, seal tehakse mingisugused operatsioonid ja see valmis toodang läheb jälle kuhugi mujale. Ehk et, ja kuna turg on ümberringi igal pool, peamiselt küll Eestis, aga natukene ka lähiriikides juba ja see pool areneb, siis ega ei olegi nagu sellist võib-olla kohe võtta sellist õiget vastust, et kus siis see on õige koht, kus asuda. See transporditeed pead sa võib-olla vaatama just sellel hetkel nii-öelda, et mis on see kõige õigem koht ja sobilikumad trajektoorid. Ja kui sa oled selline mobiilne ettevõtmine väike nagu meie, siis me võime ka vabalt tulevikus näiteks oma asukohta muuta. Ehk kui meil on vaja minna kuhugi mujale, on see siis maa või linn, siis me saame oma tegevuses olla paindlikud. Ja ka ajutiselt näiteks, et mitte alaliselt, vaid täiesti ajutiselt on see võimalik meie puhul. Mis on sellised selle ettevõtmise võib-olla peamised murekohad või siis need negatiivsed pooled, mida maal märgata? Üks asi on kindlasti lisanduvad muud kulud. Ehk et kui sa saad, sul on vaja näiteks tootmises on väga palju osta igasugused materjale, kui me teeme mingisugused seadmed, seal täiendame, parandame, siis või seal enda juures midagi remondime, seda on kogu aeg vaja, see on igapäevane selline tegevus. Kas sa ostad need kohalikust väiksest ehituspoest või sa ostad need kuskilt suure linna Bauhofist, siis hinnavahe on paratamatult oluline. Ja see kindlasti on, mis ettevõtte kulubaasile oma mõju jätab. Teiseks võib-olla siis nii ja naa see tööjõu küsimus. Et need samad, kui sul on sellist lihtsamat tööd tegevat inimest vaja, siis need sõltuvusprobleemid on kindlasti paratamatult, aga jällegi ma arvan, et need on samaväärselt problemaatilised ka linnakeskkonnas. Aga teisalt jällegi võib-olla, mis äkki on maal see hea, et inimesed võtavad tunnustust väga hästi omaks. Võib-olla on, seal nad pole niivõrd palju harjunud sellise sotsiaalse tunnustusega. Ehk et sellist lihtsalt head sõna ja lugupidamist töömehest ja inimesest võib-olla, ma arvan, on seal natukene vajaka või nad ei ole osanud seda kunagi oodata. Ja meie oleme, mulle tundub selline ettevõtmine, kes selliseid asju oluliseks peab. Ja mulle tundub töötajate silmist, et see väga meeldib neile. Ja lisaks muidugi meie puhul ka, et me ei ole kunagi, tunnistan küll üles, alguses me proovisime ka kõige odavamat tööjõudu leida, et kas saab väga madala kulubaasiga hakkama. Aga see nagu ei haakunud üldse, ütleme niimoodi, tsükliga. Ja siis me tõtsime selle hoiaku, et me ei maksa kõige väiksemat palka. Me maksame sellist palka, millega seal maakeskkonnas nendel konkreetsetel inimestel on võimalik tegelikult ka enam-vähem normaalselt toime tulla, ka tootmistasandil. Ja muidugi me ei maksa sellist palka, nagu see tuntud viidatud Palms, ettevõtte seal Palmses, aga me maksame ikkagi, ma arvan, inimväärset palka. Ja töötajad kindlasti suudavad ka seda oluliseks pidada sellepärast ega maal, kui ta tahab seal elada. Ja mulle tundub, et need konkreetsed inimesed, nad on pigem nooremad inimesed, kes meil töötavad, tahavad seal elada. Et neil ei ole ka nagu niivõrd lihtne valida. Ei ole teist kohta, kuhu minna ja kohe siis võtta mingisugune parem positsioon. Aga see ei tähenda seda, et me seda kuidagi nii-öelda püüaksime kuritarvitada, et siis kokku hoida. Ja võib-olla mõned märksõnad, et mida on selleks vaja, et maal ettevõtlusega tegeleda. Jällegi enda kogemusest ma arvan, et on vaja tohutult kannatlikkust. Aga seda on ilmselt vaja igas ettevõtmises, äris ja ka mujal. Aga maal kindlasti. Siis on vaja sellist positiivset mingit naivismi või idealismi, nagu meil on. Ma tean nii palju ennast ja oma kolleeg, et meil seda on. Ja kui sa sellega nakatad kohapealseid inimesi ja keskkonda, siis see läheb nii-öelda käima ja kannab edasi. Ja võib-olla siis nutikamaid tootmisi.
näiteks tootmisettevõtte näol, mitte midagi tööjõumahukat. Väga raske on tõesti ka näiteks majatehasel leida koha pealt Antslast näiteks 30 töömeest, sest majatehased teadupärast on väga tööjõumahukad ettevõtted, siis 30 töömeest ei ole sealt ilmselt võimalik leida nii lihtsalt, aga 3-4 inimest on võimalik lihtsalt. Ja kuna tegemist ei ole minu arusaamise järgi kunagi valmis, ütleme niimoodi, et sa hakkad mingisuguseid inimesi voolima kellekski, siis pigem tuleb lihtsalt ise kohaneda nende inimestega, keskkonnaga, leida see ühine kontakt, harida neid, töötada nendega, harjuda ja see kõik on võimalik. Aga veel paar sõna, mul on veel mõned minutid aega, jah. Et paar sõna meie ettevõtte kohta. Mis siis on see, millega meie siis silma üritame paista? See on seesama keskkonnasõbralikkus, see kuvand, mis tegelikult inimestel läheb väga hinge. Ja kuna meie toote puhul ei pea selle eest maksma üldsegi mitte palju rohkem raha kui mõne alternatiivi eest, siis seda kuvandit on võimalik minu arvates järjest edukamalt ka müüa. Ja see sama pilt kirjeldab seda meie väikest, aga olulist edu, et me olime eelmisel aastal Eesti kõige keskkonnasõbralikune ettevõte ja tänu sellele tunnustusele me saime oma sõnumit kanda ja saame siiamaani kanda. Saime kanda Eestis, saime kanda televisioonis väga edukalt, saime kanda Euroopas. Et oli au käia seal ja see kõik nagu annab sellele ettevõttele väga palju sõnajõudu juurde, kui sa leiad sellised nüansid ülesse. Ja siin on mõned pildid meist ja võib-olla see on meie selline tootmisruumi vaade. Seda ei ole üldsegi palju, seda on seal mõnisada ruutmeetrit, laopinnad juurde, kokku kuskil 2000 ruutmeetril me seal asume ja toimetame. Ja siin on näha meie mahud, et see, millega me opereerime. Pannes selle nüüd inimesele mõistetavasse keelde, kes selle sees igapäev ei ole, siis ütleme niimoodi, et eelmisel aastal me tegime umbes 100 suurt veoauto täit soojustusmaterjali tselluvill. Seda on võib-olla inimesel lihtsam ette kujutada. Ja sellega ilmselt sai soojustatud kuskil, ma arvan, umbes 1000 hoonet. Erinevalt siis enamus siis Eestis ja natukene ka Soomes ja Leedus ja Taanis ja Rootsis. Ja selleks, et me seda toodaksime, siis me kasutame toorainena nii palju, 730 tonni eelmine aasta vana paberit. Ehk see on see, mida me siis võtame jäätmekäitlejatelt, täna kohalikelt peamiselt. Tahaks ka loota, et see jätkuvalt nii saab olema, sest vastasel juhul, mida kaugemalt me seda tooksime, seda suurema ökosuitsiidiga oleks tegemist ka ühelt poolt ja teiselt poolt. Võtta see asi on isegi võib-olla just vastupidi, et kui me mujalt tooksime, siis tuleks vähem maksta. Sest Eestis on see tooraine tegelikult regioonis kõige kallim. Aga lihtsalt see ökosuitsiidi teema nagu jääks hinge närima, ütleme niimoodi. Ja me ei tekita mingisuguseid jäätmeid, energiatarbelt oleme suhteliselt tagasihoidlikud ja kõige suurem väljakutse meie jaoks, minu jaoks siis kirjeldab see sild. Et täna on see sild see, et me oleme see keskkonnasõbralik toode. See kuvand on olemas. Meid teatakse, meie suuruse kohta meid teatakse päris hästi Eestis. Aga see sild, mis siis paneks inimesed otsustama meie kasuks, ehk ostma seda pikemat perspektiivi ja kuvandit, mitte ostma seda nii-öelda näiteks Bauhofi säästutoodet. Et see on võib-olla meie jaoks ärilises perspektiivis täna selline kõige suurem väljakutse. Nii seal maal olles, kui ka siis mujal müües. Aga aitäh! Aitäh, Ivar! Annangu sulle kõigepealt Karli ja Linda lood kingituseks ja mõned küsimused mul tekkisid ka siin. Ma saan aru, et sa ise sõidad Antslasse aeg-ajalt Tartust ikkagi. Täpselt. Kui sageli on sul tekkinud mõtet, et mida ma pendeldan, võiks Antslas ka elada? Ei ole minul tekkinud, sest minu seal koha peal olemisest meie ettevõtte kontekstis ei ole ilmselgelt väga kasu, kuna mina ei jaga tootmist, seda jagab see inimene, kes seal koha peal täpselt ongi.
Nii et seda mõtet, mulle meeldib sinna minna. Kui mul on isegi raske ettevõtlus, tuleb tihti ette, sul on sellised rasked hetke, kui ma lähen sinna tunnistama, et tekib väga hea tunne sisse ja selline motivatsioon taastub. Võib lihtsalt muidu ära harjuda, eks ju, ja kogu aeg on hea ja no siis ei ole jälle see. Võib-olla jah, see kontrasti moment. Kui palju sa oled näinud teisi sarnaseid ettevõtteid sinu enda tuttavate sõprade seas, mis on tehtud maale, mida tegelikult tehakse nagu äri, mida aetakse linnast? Ma arvan, et ma ei oskagi niimoodi öelda, et mida aetakse linnast, selliseid on, ma arvan, väga vähe. Pigem on siis maal sellised üksikud suuremad ettevõtmised. Ka seal samas Antslas tegelikult suurim tööandja on mööblitööstus. Ja tema kuulub Soome omanikele, et ilmselt seda juhitakse nüüd juba ka linnast, aga kuskilt Soomest üldse. Et aga täpselt ei tea nende kohta. Ja mujal, ma arvan, et see on pigem erand. Aitäh, Ivar, toreda ettekande eest ja huvitava äriidee tutvustamise eest.